Tervist, mä oon Illar Kohvinavat ja täna on 10. juuli, on seitsmevennapäev ja nagu tänast silma vaadata, et ilm on selline vaikse tuulega, pilvi on taevas, vihma nagu ei saja praegust ja kui me vaatame siis siia termomeetri poole, siis on sooja praegust 20 kraadi ühesõnaga, nii et ja loodan, et siis edaspidi suvi tuleb sellega salmuma, et tuleb sellist kuiva hetki ja ehk tuleb vihmagi ja nii, et siuke täiesti normaalne soe ilm peaks tulema. Nii, ja siis ma tahaks rääkida ka sellest, et siin pühapäeval oli siukene lugu, et ma korjasin Pärna õisi ja tahtsin need üles pööningule kuima viia ja mul oli see vana redel ühesõnaga. Aga need redelipulgad ühesõnaga, et suhteliselt noh, mädad natukene. Ja siis nagu üles läksin, et siis kukkus nagu natukene alla, et nihestasin õla ära, et õlg on valus, et need kaks pulka nagu läksid katki ühesõnaga. Ja siis oli nii, et mul oli suurem redel ühesõnaga olemas, no pikem. Ja siis ma saagisin suurema redeli pooleks, et ma panin siis täpselt sama pikkusega redelit ja tegin nagu uue, et noh, see on nüüd nagu tugevam. Nii et siit ka selline soovitus ühesõnaga, et kontrollige, et oleks sellised puust redelid ikka sellised korralikud, et noh, muidu on niimoodi, et võid kondid ära murda, kui niimoodi on. Ja redelit teha selliselt, et minna metsa nagu ja metsas on kindlasti selliseid metsakuivi, selliseid kuuski, et võtta sukest paar pikemat kuusepuud ühesõnaga sukest peenemad, mis on suksed redeli tegemiseks sobilikud ja siis vaadata, kas võtta kolmas kuusepuu veel, mis siuke peenem on, et lüüa selles nagu pulgad või siis teine asi, et lüüa lihtsalt lauad nende pulkade asemel, ühesõnaga, et jah, selline redel, et no praegust on nagu ma ütlesin, 10. juuli on seitsmevennapäev ja on ka heinaaeg, ühesõnaga, et ja noh, paljudel on sellised talukohad ja sellised talulakad ja küünid, ühesõnaga, et ikka sellised redelid üles et redeli mööda üles ronida ühesõnaga, et siis ongi nii, et vaadata, et mitte redelipulgad ei oleks mädad, et kui ikka kõrgemalt kukkudes võib ikka päris haiget saada. Aga loomulikult on ka poedes olemas müügil sellised metallredelid ja need on kuskil, ma ei tea, 60–100 euro vahel, et noh, isegi sellist redeli võib osta, et mis oleks nagu kõige kindlam ühesõnaga, et noh, kuigi ta on küll ka kallim, aga et noh, metsa lähed, mõne kuivanud puu leiad, et noh, sellest on nagu odavam. Et siis näiteks neid siit sai nagu Pärna õisegi korjatud ühesõnaga, et Pärna õied veel on võimalik korjata, kuigi on niimoodi olnud, et alles 10. juuli peab hakata õitsema tavaliselt Pärnad, aga nüüd on noh, juba see suvi ette läinud, nii et hakkad juba õitsenud saama nüüd sellest 10. juuliks või noh, on peaaegu õitsenud, et praegu võib veel korjata. Ja mis ma tahan veel rääkida, räägiks natuke selle ühistranspordi sellest sõitmisest ühesõnaga, et ma ise ka täitsa selle ühtse piletisüsteemiga rahul ühesõnaga, et nüüd eile oli 9. juuli, et mul oli ka, noh, siit läksin ikka nagu jalgrattaga Heinavalt Torisse ja Torist siis 8:35 bussiga Pärnusse. Transpordi see pilet või see 10 eurone, mis mul on, et lähed vastu aparaati, lihtsalt bussis teeb 2 piiksu ära, piiks, on ühesõnaga registreeritud sõita. Ja siis ma läksin Pärnu bussijaamas seal maha, ühesõnaga Pärnu bussijaamas Linnaliini bussipeatus ja siis Linnaliini bussipeatusest läksin peale samamoodi vastu seda aparaati, see näitab kohe ära, et kaart on kehtiv, ühesõnaga, et siis näed, et kaart on loetud. Ja siis sõitsin kenasti sealt siis Tallinna maanteele, nii et nüüd saab palju lihtsamalt seal Tallinna maanteele minna, kui ma muidu käisin jalgsi kogu aeg. Et noh, kui niimoodi võtta, et kui see noh, ütleme ühe päeva sõit nagu Tori kooli eest Pärnus maksab 1,60 ja tagasi sõit samuti 1,60, et see on nagu 3,20 ühesõnaga ja 2 korda nädalas, siis nüüd on 6,40 ja siis korruta see siis nüüd kuuga ära 4 nädalat
et siis, et selle 10-eurose piletiga võidab palju rohkem ja sõnaga, et kui siis ennem oli. Ja noh, ja kuna siis nüüd ühistransport või selle linnalibussis saab ka sõita, et noh, siis võib täitsa rahul olla sellega, et kuigi me alguses olin ikka väga vastu sellele, et Pärnumaa jaoks või samamoodi ju selle 12. maakond oleks võinud olla, kes selle ühistransporti tasuta nagu võimaldas rahvale, aga noh, kui nad tegid niisuguse ühtse piletisüsteemi, et nii maa kui linnalibussis mõlemis saab sellega sõita 10 euroga nagu kuus, et pole vahet, kas sa sõidad nagu iga päev või sõidad noh, mõned korrad kuus, ühesõnaga nagu mina, eks ole, et siis tasub see ära, aga ütleme, kellel ei ole nagu linna asja või noh, kes linnas ka ei sõida linnalibussiga, et ütleme 6 korrad, noh, sellel ei ole mõtet seda 10-eurost piletit osta, et see võiks siis, ütleme, see ühekordse, see, mis on see 1 eurose pilet, et noh, siis tuleb see on nagu mõttekam osta. Aga noh, eks igaüks teab oma vajadusi ja nii nagu kellelgi vaja on. Et jah, et nüüd sellised uuendused ja noh, et sellise uuendusega harjub lihtsalt ära, et alguses ma ei tege, aga no, nii et ma olen juba harjunud sellega, hakkab isegi meeldima, nii et selline jutt siis täna 10. juulil, 7. päeval, mina olen Iljar Kohv Viinavalt, taas kohtumiseni.